Tervist! Me oleme tagasi Virginias ja taastunud, või no tegelikult ei ole veel taastunud, oma palireisist. Ja nüüd, mis me teeme siin Grexiga on see, et me hakkame covercroppi panema, tema hakkab spreedima, ma hakkan peale tiskima. Kõige naljakam on see, et seal teisel pool põldu toimub nostalgiline onion harvest käsitsi, kus täpselt aasta tagasi ka meie teekond siin farmis alguse sai. Naljakas on vaadata nagu nii kahju nendest inimestest, täna hommikul saatas vihma korraks, ehk siis kõik said märjaks, mega külm ilm on. Nii et meil endil oli ka nagu hommikul kõigest nagu T-särk. Üks kiht T-särki väljas oli mingi 14 kraadi megatuul. Nii et eriti meie, kes me tuleme 30 kraadisest niiskusest, no väga külm oli. Ja nemad lihtsalt seal nüüd kükitavad ja korjavad neid meie pandud ja kasvatatud sibulaid. Ja nüüd me siin teine pool seda põllumaad täpselt aasta tagasi olid siin, et samad sibulad, mida me pidime üles võtma. Nii et nüüd me paneme siia siis mingi covercropi maha vahepeal. Aga kell on juba 10, me tööpäev tegelikult algas kell 7 või me pidime kell 7 siin olema. Ja see oligi nii naljaks, et kõik need inimesed, kes siin korjama tulid, kogunesid ka 7-ks. Ja siis me mingi, olime nagu selles mõttes eristatud, et seisime seal managerigidega ja rääkisime nendega juttu ja ootasime. Ja üht tüüpi, kes pidi siis tegema nagu inductionit nendele pikkeritele. Ja siis oligi, et nii külm hakkas, et meid kutsuti office'isse ka Grexiga lepingu teemal ja siis me käisimegi mingi 8:30 läksime office'isse ja siis võtsime sealt vahepeal 3 kihti riideid ka kõrval kodust peale ja nüüd siin ma ootan, et Grex tuleks. See, ma ei mäleta, mis selle nimi on lahti huugitud, nii et me peame siin panema ta ilma kumma sailo külge, et siis saada spreeder täis. Aga ma ei tea, Grex läks oma kabiini koristama, kuna keegi oli traktoriga sõitnud ja see oli jälle täiesti must. No ega minu traktor parem ei ole. Ma enda arust tegin ka selle puhtaks enne, kui ma lahkusin, aga siinsed inimesed on natuke sittased. Aga näha ja tunda on, et me oleme pruunid, sest et kõik, kes meid nägid, olid nagu, et wow, you brown guys. Et ka minu punetav päiksepõletus hakkab vaikselt tagasi tõmbama. Et läheb ilusti pruuniks saavad nägu on päris pruun. Kui võrrelda, ma ei tea, kus mõni valge, peopesa on valge. No jah, ühesõnaga, I'm brown. Oi, te kujutate seda tunnet. See on täpselt see, mida meie tegime aasta aega tagasi. Ehk siis ka korjasime käsitsi sibulaid. Ja nüüd vaadata neid inimesi seal orjamas. Never. Kui mitu korda on tehtud nalja, et sul pole hetkel väga midagi teha. Mine aita, sest et see aasta nad tahtsid võtta ainult 25 inimest. Täna on vist 4. päev ja juba on arv langenud 19 peale. Et seda tööd lihtsalt ei jaksa teha. Või töö on töö, aga vaadake lihtsalt praegu ka kärbsed ümber, nagu oleks mingi lihtne. I'm not a cow. Rein. Kus Rein on? Kus on? Kiis. Rein. Let's go home. Yeah. No aga mis ma saan teha, kui mingid sossepad siin tööl on? Normaalselt mehi objekti peale ei leia. Venib, mis ma saan teha? Oota, sa ei pea kallima ka. Okei, sorry. Ma ajan joonda selle asja.
how long are you gonna take? At least you hit it. Nice. Whee! He's gone. Nope. That wasn't good. I got it. Puusetab. Gorgeous. Holy What? That's Täna on väljas 35 kraadi ja loomulikult antakse mulle traktor, millel AC ei tööta, nii et mul on hetkel küll tagumine aken lahti. Veits tuleb õhku, aga hetkel temperatuur on mitte veel vist 35. But I'm gonna be cooked. Teadupoolest on siis sel reedel kuulus Black Friday, mille raames on igast soodustusi olnud juba, ma ei tea, viimased nädal, kui mitte 2. Ja no kui ma muidu shoppasin siin juba nüüd, enne Black Friday'd nende soodustuste raames, siis no tuleb välja, et võimalus on, et Black Friday endal tulevad veel mingid lisaoled, nii et ma tegin täna lihtsalt listi asjadest, mis mul on vaja osta või mida nagu võiks osta või mida ma nagu tahaks osta. Loomulikult ma ei pea mitte midagi ostma, aga noh, I want to. Ja nii ma ootan oma palgapäeva, mis on kolmapäeval. Ja siis vaatame, ma saan mingeid häid Black Friday diile. Seal hulgas on mul vaja osta endale mingid head päikseprillid, mis on nagu vastupidavad ja UV-kindlad, sest eile oli meil kerge photoshoot ja ma avastasin siis, et no, mul on lisaks sellele, et mul on laupkortsu läinud päiksest, on mul tekkinud kanavarbad sellest, et ma ei kanna prille vahepeal või siis, nagu praegu on ju, või siis mu prillid on lihtsalt mingid sitad, AliExpressi omad ja ilmselgelt need ei kaitse, ehk siis mul on vaja mingeid häid suuri prožektoreid kaitseks ette, mis reaalselt kaitsevad päikse eest. Sest need tööprillid, no need on lihtsalt ridiculous, nagu te võite need endale võtta, ma ei soovi neid, ma olen välja nagu full ufo ju. Ja siis ega kuna see Eesti enam nii kaugel ei olegi, mingi 5 kuud või, 5-6 kuud, siis on vaja osta ära piletid. Ja siis nüüd, kuna ongi alanud meie viimane nädal siin, täpselt nädala pärast me tõmbame VHT-id Virginiast, siis ma pean hakkama oma kohvrit pakkima sedapsi, et ma panen nüüd sinna siis täpselt need asjad, mis praeguse seisuga Eestisse tulevad. Ja siis ma vaatan ära, et noh, mis see kohver nagu kaalub, et kas ta on juba lõhki ja ma pean hakkama veel ohverdusi või mingeid, ma ei tea, lisapagasi
võimalusi vaatama või siis täitsa lõpp, siin on nii ilus coverkropp ja ma pean selle nüüd ikkagi üles rippima, sest et ma pean neid auke veits siluma. Anyways, okei. Ma pean nagu üle vaatama, et mis case on mul selle kaaluga. See ongi nagu väga hea võimalus, et kas ma võin või rohkem asju osta juurde. Ja et mul on kindlasti posu asju, mida ma kaasa ei too, ala mingid tööriided ja mingid lihtsalt vanad kaltsud. Need ei ole mõtet tassida. It's gonna be interesting, sest ma ikkagi olen oma jagu mingeid asju ostnud siit ka. Et jah, ootab sees. Nii nagu crazy on mõelda, et nagu mingi viimased 5 kuud on jäänud. And then all of this is over. Me läheme täiesti uute kohta. Ei lähegi oma onion seasonile, nagu me arvasime, et lähme teeme nagu sama asja veel teist aastat. Täiesti uus asi. Props uued tööd. Ja mul läks täitsa mõte ära, nüüd ma hakkasin oma põllu peale mõtlema siin. See on hea, et tuleb sitaks kiire nädal, sest et esiteks on ju nädal aega. Props täna pean oma nädala meal prepi ära tegema. Sorry, ma võtan eetri aega. Siis ma hakkan täna oma kohvrit pakkima juba. Kuigi ma tean, mul nädal aega. Kurat, me ei saa teha niimoodi, ma pean keskenduma tööle. Anyways. Ja siis meil on ju nädala lõpus 4 päeva on meil kontserdi või mingi festivali piletid. Pluss meil on laupäeval on selle Virginia Company Christmas party, nii et me peame veel sealt ka läbi jooksma. Ja reedel päev enne seda on Black Friday, eks me peame minema oma shoppinguid tegema. Kõike seda peale mingid tööpäevasid. Et mais me pean hakkama planeerima oma seda, mis me kõik toitu ostame sinna pärapargusse kaasa ja siis saab aru, meil on auto ikka nagu täiesti üle käisime teidil ja siis sõidame tagasi ja auto paneb full diskot nagu pimedas, et salongid oled kogu aeg lähevad peale ja siis ma pean nagu neid klõpsima kinni kogu aeg, et see oli lõpuks päris nagu creepy ja ma ei tea, kus see mingi elektrilühis on seal autos, nagu kust otsast nagu lahti hakata võtsma. Oh my lord, see auto on vaja maha müüa, sellest on vaja raha saada ja ta lihtsalt paneb nagu hullu. Tuleb väga pisi nädal. Ma tean, et siin mina süüdi ei lähe, kõik ongi kogu muusika. So let's get into this celebration and let's start by giving praise to the Most High. Clap your hands. Come on, Wolf. You are the flame in my heart. You light my way in the dark. You are the ultimate star.
mitu kuud ämblikku. And there it is. Have been there. Ma ei tea, kui kaua. Kui sa nüüd liigutad selle aja jooksul, kui ma lähen tolmuimeja toon. Oh boy. I'm gonna freak out. Ma lihtsalt vihkan kolimist, saate aru, jah? Kohvrid on täiesti punnis. Minu asjad ei mahtunud isegi minu kohvrisse ära. Ma ei tea, kuidas need asjad kõik auto peale mahuvad. Olgem ausad, siin on nagu köögivärk. Siin on mingi auto ja koristus. Tööriided. Tühjad kotid. Liiga suured kasukad. Jalanõud. Ja siis on mul sibulad. Pesukorv. Siin on mul veel staffi. Siit ma ei vaja midagi. Ja vannituba on ka veel. Ma lihtsalt karjun ja mul on üks sahtel täis veel asju. Putsis. Majas on täielik segadus. Me kolisime just uude kohta, uude majja. Meil on tegelikult oma maja, mis on täiega äge, aga siin on praegu lihtsalt biggest mess of the mall, nii et ma arvan, ma kõigepealt koristan ja sean asjad sisse ja siis teen siukse house touri, kui kõik on paigas, kõik on korras, sest no tõesti auto sai tühjaks tehtud, kuna väljas päike loojub. Aga meile reaalselt vist meeldib siin. Me tegelikult põdesime, et me ei taha ära minna sealt oma eelmisest majast ja eelmisest farmi asukohast. Aga nüüd on siin täitsa tore. Mul tuli küüs ära täna. Siin on täitsa tore. Aga jah, ma sean ennast sisse ja siis teeme house touri. No reovahvas, ma näitan teile meie uut kodu. Oodake, ma lähen uksest välja kohe. See on siis meie dooma. Meil on seal oma šeedikene. Päikseloojang, näete, meil on trepp, terrass, saame siin õuepidu teha. Seal on mingi grillnurk värki, aiakene. Ootame, kuniks näeme oma koduloo, mussikesi. Siit lähme tuppa, saame kassiga võtta. Kass saab ka ise tuppa. Kohe siin kraanikaus, pesumasin. Siin saab minna kohe käimarisse. Nii. The first vannituba is like this. Like this. Esimene tuba selline. Ma arvan, me võtame selle voodi või? See tundub kõige normaalsem siin. Siin olemas ka kapp. Nii, siis meie köök. Pumbad, vaadake seda vaadet, vaadake seda kööki. Panen lausa nii pidi. Ja siis, siin oli ka tuba ju, oli jah? Jah, aga siin ei ole madratsit. Vot, siin on kapp olemas. Ja siis lähme siit edasi. Siin on nüüd 3. magamistuba. Siin on väga mannetu lugu, siin ei ole ei kappi, mitte midagi. Aga see on ka okei voodi ju. Ei, me tahame seda teist voodit. Siis siit. Siia saame toiduasjad panna. Siin on nõusid ka ju. Vaata. Nii. See on meie elutuba. Mõnus diivan. Jätkame tuuri. Jälle igaks juhuks ussi kontroll. Vaadake, kui nunnu. Shit. Kas siin elab keegi või? Ei ela ju. Miks te sitate siia siis? Meil on oma tagumine aed, backyard. Vaadake, milline vaade. Ilus, kena, siia saab pesu panna. Paim. Nii, aga ma näitan teile siis meie ilusat master bedroomi. Ühesõnaga telku ja kuna siin on mingi see sammunegi võimendi, siis mul on siin kusjuures kõik pulgad maksis. See on imetabane. Siin on ka pump olemas ja nüüd see on master bedroom, mille voodiga ma absoluut rahul ei ole,
see on täielik jälkus, ma siin ei kavatse magada. See on, ma ei tea, kust toodud. Siis ma ütlesin Gregorile, et mul on kummutit vaja nagu. Üks kummutki kaasa võtta. Ta ütles, et ei, et küll siin on. Hui ka siin midagi on. Siin toas pole mitte essugi. Mu ilus pruun kummut oleks nii hästi siia sobinud. No see midagi ei oleks autosse mahtunudki. Aga ainus, mis see, kes mul siin on. Taavi, noh. Ja siis siin ripub tal mingi pliks, noh. Igatahes. Mida mul ei ole, on tolmuimeja. Aga mul on walk-in closet ja mul on oma väike vannituba siin peegliga. No. Ma teen praegu väga tahtsat ülesannet. Ma teen siia kartulivagude vahele selliseid kausikesi, kaps, et see vesi sinna kinni jääks ja minema juhaks. Ja mul on väga selline huvitav asi. Päris äge. Ma full kraana. Ma tõstan selliseid mega suuri mainline paipe. Ühesõnaga ma toon neid, laen peale 4 tükki, toon siia põllu peale ja siis siin JC5 ilusti, kenasti laen siia maa. Let's go back. Naani. Mingi elukas. Pole kunagi varem näinud. Jalgadega ussike, davai, no mine nüüd. Ja, kepa. Milline keel sul on. Creepy animal. Ma sain juba Blackiga hakkama. Nimelt ma läksin siis, et ma hakkan koormat võtma, on ja need on siis 2 blokis need torud. Ja et mina ei julge võtta 2 blokki korraga, ma võtan kõigepealt peamise. Aga Johnny, see manager, tulid siis kõik blokid olid nagu niimoodi appi. 3 stäkki olid kõrvuti. Ehk siis mul jäi nagu viimane stäkk võtta sealt. Ja ta kuidagi suutis lükata selle viimase teise korruse veits paigast ära. Et kui ma hakkasin seda haarama, siis see reaalselt kukkus ümber. See kukkus nagu sinna edasi tahapoole. Ma olin nagu, et holy moly. Sain siis selle alumise ilusti peale, võtan seda ülemist. Davai, kuidagi vinnan sellega omale käru peale ära. Koormarihma peale ei saa, sest ma ei saa nende nagadega hakkama. Ja siis jõuan siia põllu peale. Üks forklift on kaugel all, ma pidin teise asukohta panema nagu järgmised need taibid. Ja üleval on siis üks forklift, millel on need heinapalli forgid küljes, mis on hästi teravad. Nii. Ma mõtlen küll, et raudselt pole meie forklift, sest et tegelikult see põld on mingi teise farmi oma ja nad seal vedasid heina jääke ära. Et pole vist kõige parem idee võtta seda heina forkidega JCB-d, aga no, mul ei ole muud võtta ja siis ma lähen võtan, tegelen selle lahtise failiga kõigepealt, võtan selle kõigepealt maha. Muidu mul kaob nende tagant see tugi ära ja nad võivad mul kõik seal rullima hakata. Ei õnnestu mul ja kui ma siis olen nagu, et okei, ma lähen alla teise JCB juurde, laen nagu sinna need, siis ma avastan, et ma olen selle terava forklifti, tähendab JCB-ga ühe toru sisse augu teinud. Ja no mõelge seda tunnet lihtsalt, sest see toru raudselt on mingi siga välja, siis ma ei taha teada, kui palju üks toru ainuüksi maksab 12. Ja jah. Ma ei ole veel managerile julgenud öelda, sest eks ma mingi aeg ütlen, kui ma näen teda. Aga ma ütlesin sellele vennale, kes seal kaevab ja neid hakkab pärast paigaldama, et joo, watch out, seal on üks auguga ära, palun seda pane, sest et muidu sa kaevad jälle üles selle ala. Ja ta on doing good, ma tahaks juba koju minna, ma ei taha enam tööd teha, aga mul on vaja mingi, ma ei tea,
kaks vedu veel vist teha või? Ma nii kardan. Mulle juba ei meeldi see töö. Tööpäevake läbi. See oli siis esimene tööpäev. Kokkuvõttes ütleks, et pigem positiivne. Aga ma olin vahepeal väga alla andmas, kui mul juhtusid need apsakad, et ma oleks laadnud või otseselt mulle ei läinud. Aga noh, minu tegude tagajärjel still. Ja siis, et ma selle paibi ära lõhkusin, sellest on mul kõige rohkem süümekad. Aga muidu oli täitsa tore ja sain kiita. Poe telkut vajagi. Vaatad pivotit. Joo. Mees kaevab mainline'i. Uus päev, uued tuuled, uued tegemised. Eile siis õhtul juhtus see, et päev oli päris pikaks juba läinud ja ma suutsin lihtsalt halb kokkusattumus, halb asi, mida üldse nagu teha. Ja ühesõnaga ma suutsin JCB furgiga ühe traktori VFV katki teha, kuna samal ajal ma kasutasin selle forklifti teist forki, et ühte paipi nagu veits enda poole tõmmata, sest teisiti ma ei saanud seda paipi kätte ja no igatahes juhtus õnnetus, aga õnneks pole hullu, need nagu nii vanad rattad ja nad tahtsid nagu nii uusi tellida ja nüüd oli põhjust, et uued alla saada, selles mõttes all chill, aga täna on minu ülesandeks siis minna ja ühte suurt pivotit hakata transportima selle traktoriga ja mul on seal kogu mingi teine tiim ka abiks, kes mind siis aitab ja mind eskordib ja aitab kinnitada, et saab kindlasti väga äge kogemus olema. Nii, seal on mu pivotid ja kusjuures seal on piibe. It's pretty, nii cool. Juhu. Liigume. Teinud pea nädal aega. Paneme siin neid paipe kokku. Veame ja ühendame 3 eestlast. Plus kapajuht. Ja mul oli au JCB-ga sealt juba sisse ka lükata, see mis pandud oli. Väljas on 36 kraadi. Või ma lauting. Natuke veel minna sinna pivotini. See on see, mille ma seal ühe teise põllu peal siis katki tõmbasin maa all, et loodame, et seda keegi lõhkuma ei tule, kuna see on nii fresh. Aga jah, sellist trolliila paneme sinna sisse ka. Siis ma olen see möks ja ees poisid taovad kinni selle. Ma annan sõudama trolliila. Trolliila. Jami. Seda määrime sinna sisse. Eila transportisin siis seda pivotit siia nagu jupikaupa üle põldude, mis oli ka paras kogemust. Ja nüüd siis pivoti tiim paneb neid seal kokku, et süsteem töötaks. Siia toodi juba tutikad uued kenekad ja elektrikapp ja meil on veel natukene jäänud seda mainline'i. Ma ikka ei saa üle, see on reaalne normaalne lima.
Welcome to my life. Teen siin mingeid nii nonsense töid, nagu saate aru praegu. Ma olen siin suure fuel card'i peal, mille trip on selline, et lihtsalt oia jumal, et ma siit alla ei kuku. Kuna see siia sisse ei lähe, siis pean olema valmis teda ise peatama. Ja siis ma täidan põllu peal ühe mingi selle mainline'i pumba kütusepaaki, eks ma pean 2 korda seda täitma ja sinna trippima ja tagasi. Ja ütleme nii, et need on siuksed otsad, kus ma ainsana traktoris olen. Eile näiteks panime päev otsa, väljas oli 38 kraadi. Mainline'i õues, mina, Gregor, Kevin. Nagu poisid tegid veel rohkem nagu füüsilist kui mina, sest et paipe pidi tassima ja kokku lükkama ja ma olin see, kes möksis, on ju neid. Nii palju siis mingist mugavast keepsuga traktoritööst siis. Et no ma saan aru, see mainline on vaja valmis saada ja me olemegi kind of nüüd mingi irrigation tiimis, aga no ei ole väga siuke meelakkumine need ülesanded siin nagu ülilambis, et eriti nagu mul. Mingi vea mingeid paipe, vii mingid pambid tampi, siis möksi seda kriisi paipide sisse, noh see, mis ma eile tegin. Täida siin fuel card'i. Mis ma eile veel tegin? Ei teinudki väga midagi. Üleeile ka. Aga üleeile ma aitasin pivotit liigutada, no see oli päris põnev. Noh, jälle tegemised, mida ma pole kunagi varem teinud, aga mulle ei meeldi see, et mul ei ole nagu kindel tööaeg, vaid ma never ei tea, mis kell mulle öeldakse. Aga kuule, tänaseks aitab kah, et mine koju, on ju. Siis ma olen nagu viitel ainult 8 tundi annad tööd või? Ei sobi. Johnny ütles mulle, et see töö võtab aega, vaata. See, mis ma siin täna tegema pean. Ja ühesõnaga siis täitma 2 korda selle fuel card'i ja viima siis selle sinna mainline pumba juurde, on ju. See ära täita siis. Ma olin nagu, et kidding me? Nagu mul saab see mingi tunni aega tehtud. Nagu it's not that hard. Ja nüüd ma olen siin olnud äkki vast juba pool tundi. Ja minu meelest okei, no nüüd on see kõva. Siit on veel jumala tühi. Pool paaki täis. Vaadake neid liitreid. Johaim poh. Kes siia läheb sama palju veel siis. 4000 liitrit või? Crazy. See on nii vana pill, et siin ei ole seda mingit mõõdikut. Eks ma pean ise taguma. Ma ei näe nagu mingit mittarit ei oleks, et palju siin sees on juba. Fun. Meil on siin, meie maja on seal ja siis siin on selline vana maja ja ma küsisin ka Johnny käest, et mis maja see on, vaata. That used to be the main house here. Kuigi ma ütleks, et see näeb jumalast välja nagu mingi, ma ei tea, vana pood. Vaevalt see mingi elumaja oli. Arvestades, kui palju uksi sellel majal on, reaalselt nagu 4 just. Ma ei tea, võib-olla teisel pool maja on veel. Et tegelikult tahaks täiega sisse minna ja vaadata, mis seal oli või nagu täiega äge. Aga noh, ilmselgelt väga ei julge. Pärast on mingid ussid elavad seal, mingi ussipesa ja no ämbelikke on kindlasti seal igasuguseid ja valdused üle võtnud. Aga jah, põnev. Jätkuvalt ootan, et mul see fuel card täituks. Nüüd reaalselt tekib tunne taha peeglisse vaadates või nagu taha vaadates, nagu ma reaalselt veaks mingi hobustega mingit vanaegset kütusepaaki, nagu super cool. Seda paaki täidan 2 korda siis. Seal on näha ka see mainline, millest me siis alustasime ja see läks siis sealt alla, kus mu näpp on. Läheb sealt niimoodi risti sinna teise video teemasse, kus on nagu L-täht. Also me saime omale ute
ja noh, see näeb välja nagu full mingi manager ute, meil on mingi toolbox taga, värgid, särgid, väga tuus. Minema sinna utega ja siis kuniks see nagu tühjeneb, olen produktiivsem ja olen korjanud sealt nende paipide vahel olevad klotsid kaasa ute peale. Et veits koristan põldu. Kõigil on plätsu jalas ju. Oi, võtku pürem kohe sokkina. Lepona, lepoi. Oh god. Oh. Oh my god. Neil pole mustrit. Me lähme nüüd siis lõpubossile külla, siis meie ettevõtte, kelle jaoks me töötame, siis selle ettevõtte ninamehele külla, kuna ta kutsus meid siin pühapäevasel päeval lõunale enda juurde oma Härberisse ja canceldas kõik meie tööd ära. Helistas meie oma managerile ja ütles, et kuulge, need inimesed täna ei tule tööle, et nad tulevad minu juurde lõunasöögile, et siis jah, et lähme vaatame, kuidas siis multimiljonärid elavad. Väga vahva. Nii et me võtsime endaga kaasa ühe vana Tallinna ja anname neile siis kerge linnunokatäie mekida seda head vana Tallinnat. No ilmselgelt anname terve pudeli neile, aga noh, see ongi linnunokatäis, ega siin rohkem polegi. Ja mekida siis Eestimaa maitseid. Cool.